Mõned majad on ehitatud üheks hooajaks, see maja on ehitatud sajanditeks. Jällegi viib see dokumentaalfilm meid Itaaliasse, erakordse mehe nimega Lian lagunevasse paleesse. Saime teada, et oli aadlikust advokaat, sündinud perekonda, kes oli neid saale põlvkondade kaupa valitsenud. See polnud tavaline kodu. See oli terve suguvõsa tuksev süda, kus sündimised, abielud ja vaiksed hommikud rullusid nende seinte vahel lahti kauem, kui keegi elus olev mäletada suudab. Kunagi tähendas selline koht kõike. See oli nime, staatuse ja võimusümbol. Aga maailm liikus edasi. Täna ei ole selline koht enam ihaldusväärne. See on koorem, vastutus, mida keegi ei taha kanda. Nii et seda ei lammutatud, see lihtsalt jäeti maha. Pere lahkus ja aeg asus lõpetama seda, mida nad olid alustanud. Siis avasime tema laual tema toimikud. Ja mida sügavamale me kaevasime, seda süngemaks läks. Lian ei olnud tavaline advokaat. Ta võttis juhtumeid, mida keegi teine ei julgenud puudutada. Ohtlikud, süüdlased, narkoparunid ja mõrvarid. See töö tegi temast võimsa mehe, rikka ja puutumatuna näiva. See töö tõi talle ka palju vaenlasi. Ja siis, rohkem kui 40 aastat tagasi, kadus Lian. Keegi ei teadnud midagi, ei olnud vastuseid, mitte midagi. Lihtsalt üks Itaalia vaiksemaid lahendamata juhtumeid. Ja pale, mis jäi seisma täpselt sellel päeval, kui ta kadus. Lähme sisse. Täna oleme taas kaunis Itaalias ja meil on teile näidata veel üks palee, mis kuulus aadlikust advokaadile nimega Lian. Sellest on möödunud palju aega, kui see koht maha jäeti. Jah, see tagaaed on täiesti võssa kasvanud. Jah, aga me ei saa enam kuskile sellest tagahoovis minna. Ma usun, et see on praegu juba üle 40 aasta olnud. Jah. See on hüljatud. Kas see oli 1978 või 1979? Umbes selle ajal, jah. Jah, see on hullumeelne. Jah, tõesti, me ei saa isegi paar sammu siia tagaaeda astuda. Aga mida me saame teile näidata, on tagaaed ja siin. Saate aimu selle koha mastaabist. Itaalia kohtadel on alati seesugune tohutu suursugusus. Ja te näete seda ka seespool. Toad on lihtsalt tohutud. Lähme sisse. Jah. Ma olen tõesti elevil, et saan kõigile seda kohta näidata. Ja praegu on kõik lihtsalt avatud. Jah, pärast 40 aastat ei paista keegi enam sellest hoolivat. Lian kadus salapäraselt. Tõenäoliselt mõrvati, nagu loos räägitakse, aga me ei tea seda kindlalt. Aga pärast seda pole selle kohaga enam midagi tehtud. Vaata neid massiivseid treppe. Jah. Isegi väike latern siin vestibüülis. Olgu. Tule sisse. Siin on meil esimene tuba. Mis sa arvad, mis see võis olla? Söögituba, 100%. Kindlasti. Ja ma arvan, et tol ajal pidi siin keskel olema tohutu laud kogu perele, külalistele ja kõigile, kes külla tulid. Siia on jäänud ainult väike laud. Ma ei tea, kas see oli algupärane või mitte. Tõenäoliselt mitte. Selle peal on veel paar pudelit alkoholi. Muidugi Itaalia alkohol, nagu näha. Aga mis mind selle ruumi juures kõige rohkem paelub, on kindlasti see ilus malmist lühter, mis siin ripub. Me pole Itaalias veel paljudes kohtades käinud, aga me oleme juba näinud mõningaid hullumeelseid lühtreid. Jah. Mõtlen, see on tõesti ilus. Jah, see pole nagu need kristalllühtrid. Jah, see on palju tugevam ja raskem. Väga lahe. Siin on veel üks kena ese. Vaata seda kappi siin. Sellel on hullumeelsed nikerdused. Mulle meeldib see tume puit. Jah, kas sa tead, mis tüüpi puit see on? Ei, pole aimugi. Mina ka mitte. Ma mõtlen, aga ei suuda sellele täpset nimetust anda. Kui keegi teab. Aga ma arvan, et see on tegelikult ülevärvitud, kui sa vaatad seda. Okei, näed seda pruunikat puitu selle all? Jah, see võib olla tamm või midagi sellist. Pärast 40 aastat, mil see koht on olnud hüljatud, pole sellest eriti palju alles jäänud. Mõned asjad siiski, näiteks see inkassotempel. Aga jah, enamik asju selles majas, enamik isiklikke asju on kadunud. Aga see on ikkagi väga-väga ilus.
ja üks minu lemmikuid asju selles toas on kahjuks lagunemas, aga siiski ilus ja see on lagi. Jah. Iga kord, kui me filmime Itaalia kohti, ütlen ma alati, et Itaalias peab kindlasti üles vaatama. Just seal peitubki nende kohtade ilu. Jah, kindlasti. Ja selles konkreetses toas pole roosast viimistlusest palju alles, aga ma arvan, et see on ikka veel ja see osa ikka veel. Näeb kõige parem välja. Väga erksad, toredad värvid. Mulle meeldib ka see triip, mis meil seal on. Lilled ja kõik muu. Ja see näeb välja natuke kolmemõõtmeline, aga tegelikult ei ole. Ei. Ja loomulikult, mis oleks Itaalia tuba ilma Itaalia caminata? Mitte midagi. Väga kena esimene tuba, millega alustada. Jah, selles palees on veel palju imelisi ruume ees ootamas. Ja loomulikult sukeldume selle kohaloosse veelgi sügavamale. Jah, siin on veel üks trepp, mis viib ülespoole. Need viivad kõik samasse kohta, aga selles majas on mitu treppi. Ja siis väiksem söögiala. Vau! Mulle meeldivad siin ruumis värvid. Erkpunane säintel, sinine läel. Mis on sinu lemmikosa sellest ruumist? Ma arvan, et see võib olema lagi, eks. Aga ka see sisse ehitatud kapp. Seda ma tahtsin öelda, et see ongi minu lemmikosa. See on nii lõuna-euroopalik asi, ütleksin ma. Või jah, kindlasti. Seal näeb seda rohkem, aga ka Prantsusmaal. Nii et... See on ilus. Kuidas see on täielikult seina sisse ehitatud? See on sõna otseses mõttes mööbliese, mis jääb siia igaveseks. Vau! Kõik need alkoholipudelid. Samuti seisavad need ikka veel siin. Muidugi on meil ka need suured veinipudelid. Huvitav. Väga kena tuba. Ja muidugi ka marmorist kamin. Endiselt 2 puuvilja. Selle peal. Ja plastmassist puuvili. Mis see on? Ma arvan, et see on midagi, mida kasutatakse kamina juures. Kas see on kamina juures kasutamiseks, süte väljavõtmiseks või? Jah, võib olla või äkki on see lihtsalt selleks, et midagi veekeedukannust välja valada. Seda kasutatakse kas toidu valmistamiseks või süte jaoks, ma ei tea. Jah, ma arvan, et see on ka süte tõstmiseks või millekski selliseks, aga ma ei ole 100% kindel. See on väga itaaliapärane tuba. Ja mulle meeldib, et see lagi on endiselt nii heas seisukorras. Sa näed ikka veel lillemustrite detaile ja kontrasti. See on hämmastav. Ja siis loogiliselt söögiala kõrval, siin on meil ka köögiala. Üks asi, millest me pole palju rääkinud, on selline kujuga lagi. Peaaegu kõik laed on sellised. Jah, see on nagu väike kumerus või kaar, mis on lakke sisse tehtud. Ämblikuvõrgud on selles toas väga nähtavad. Ja samuti pead sa minu arvates ka ukseavasid välja tooma. Need on samuti väga uhked ja kujundatud. Üldiselt väga ilusad. Jah, see väga itaaliapärane köök. Jah, aga üsna lihtne. Jah, lihtne, aga elegantne, ütleksin ma. Isegi tõhus. Siia on isegi mõned nõud maha jäänud. Need võivad sõna otseses mõttes siin seisnud olla viimased 40 aastat. See võib olla üks viimastest tassidest, mida Lian ja tema naine kasutasid. Seal üleval on palju panne. Ja siin samuti uks on lihtsalt pärani lahti. Kõik, ja. Iga uks, iga aken. Hull mõelda, et see on juba 40 aastat maha jäetud olnud. Kas see on vapp, mis meil siin on? Ma arvan, et see on lihtsalt joonistus. Ma otsisin vappi, aga me pole seda veel leidnud. Kamiin on endiselt tuhka täis. Isegi mõned puhastusvahendid ja muud sellised asjad on veel alles. Issand, need näevad välja nagu väga vanad kastid. Seal üleval on mõned pannid. Ilusti ripuvad endiselt. Huvitav, väga huvitav. Muidugi. Ma pean vaatama.
ei, see on täiesti tühi. Olgu. Jah, armas väike köök. Laual, mille peal seisab suur veinipudel. Olgu. Võtame nüüd lihtsalt, viime sind veel ülespoole. Ma tõesti jumaldan neid Itaalia treppe. Need on nii erinevad Prantsuse või teiste riikide omadest. Need on enamasti kitsad, elegantsema disainiga. Kas sa arvad nii? Ma arvan. Jah, ma arvan küll. Ma arvan, et see ei ole eriti elegantne, aga see on lihtne. See ei ole väga elegantne, ütleksin ma, aga oma välimuselt on see väga itaaliapärane. Ja? Sa näed seda veel rohkem. Eri paikades Itaalias. Kummale poole me kõigepealt läheme? Võib-olla teisele poole? Vau. See siin, ma arvan, oli mingi raamatupidamise või bürooala, kus Lian ja tema töötajad oma tööd tegid. Tõesti väga elegantne tuba ka. Jah, väga. Kas sa näed siin disainielemente? Näiteks kardinad on sinised, mis kontrastivad tapeediga. Ei kontrasteeru, vaid sobib kokku. Sobib kokku, täpselt. Jah, seda ma üritangi öelda, jah. Jällegi sobib samuti kokku. Laes on palju sinakaid toone. Jälle palju lilli ja kõike muud. Ja mulle tõesti meeldib selle kompositsiooni korrapära. See on väga sümmeetriline. Jaa. Aga lilled muudavad selle väga orgaaniliseks. See on tõesti ilus. See on nii itaaliapärane asi, see sümmeetria. Jah. Mõnikord näed tuba, kus mõlemad pooled on täiesti sümmeetrilised ja mulle lihtsalt meeldib see ja selles toas on see ka laes olemas. See on tõesti ilus. Ja siin ma arvan, et see võis olla Liani töölaud või vähemalt on siin palju tema pabereid ja ka pilte ning muud sellist. Ma ei tea täpselt, kas see oli see mees. See võib-olla näeb välja nagu vanem pilt. Aga kindlasti. Siin abiellub ta oma naisega. Vaata seda, see on ilus pilt. Ja siin raamatus on isegi kirjas, et 1960, aasta 21. detsembril abiellus Lian ja isegi koht, kus ta abiellus ja kõik muu. Ja see on tema kaunis naine, rahvas. Lian oli itaallane, aadlikust Itaalia jurist, advokaat. Ja ta tegeles paljude juhtumitega. Aga mõned juhtumid olid üsna vastuolulised või ta pidi kaitsma inimesi, kes olid teinud pahatahtlikke tegusid. Ja arvatakse, et Lian kadus mingil hetkel. Keegi ei tea, mis temaga juhtus, kuid mõned inimesed oletavad, et ta mõrvati. Politsei otsis igalt poolt, et leida tema juhtumi kohta mingeid tõendeid, kuid keegi ei leidnud sellest kunagi midagi. Ja pärast seda jäeti palee lihtsalt maha ning kõik lagunes ja jäi hooletusse. Vaata seda, siin on mõned erinevad fotod maas. Vaata näiteks seda siin. See tundub olevat väga vana paar. Ja see on väga väike. Näeb isegi välja nagu passipilt. Ikka veel lebab siin. Vau. Ja need on kõik dokumendid kohtuasjade ja kõige selle kohta, mis siin all lebavad. Siin on paar sellist sulge. Ei tea, milleks neid kasutati, võib-olla kirjutamiseks või millekski selliseks. Vau. 1978. See on kuupäev, mis siin kirjas on. Ta oli ka kultuurne mees. Näiteks talle meeldis hea šoti viski. Nagu näha, jah. Vau. Kõik raamatud ja kõik dokumendid pidid olema seal hoiul. Väga huvitav tuba, millel on palju ajalugu. See oli kindlasti nii. Kindlasti oli ta siin. Tema elu möödus siin. Tööd tehes. Vaatame nüüd, mis selle kardina taga on. Jah, vaatame üle. Jah, vaata seda. Siin taga on magamistuba. Jah. Vau. Ilus. Sageli on selle kirjutuslaua taga kohe siin kõrval magamistuba. Jällegi, väga itaaliapärane lühter. Ilus laemaal. See ei ole maja kõige ilusam. Kõige ilusamat peame veel nägema.
aga ikkagi on näha, et selle on teinud meisterlik käsitööline. Ja isegi siin üleval tuleb kaarstiil jälle esile. Ja ma mõtlen endamisi, et see laes olev kaar peab nii palju ruumi võtma. Sa pead hoone veel kõrgemaks ehitama. Tõsi. Sest seestpoolt ei tundu see nii suur kui väljastpoolt. Sa ootaksid palju rohkem tube. Muidugi, siin on kraanikauss ja kõik muu ja selle kõrval on ilus kahelahi. Kamiin. See voodi tundub mulle üsna uus. Ma ei tea miks. Jah, ma arvasin alguses, et see on puidust, aga tegelikult on see mingi kangas. Huvitaja. Mis meil siin on? Muidugi, paar religioosset asja. Itaalia kohtades väga tüüpiline. Itaallased olid ka väga usklikud ja on seda siiani. Kindlasti. Väga kena. Okei, vaatame teisele poole ka. Sa ei usu oma silmi, kui ma sulle selle toa siin näitan. See on kindlasti üks minu lemmiktubasid kogu majas. Ja sa ilmselt juba näed miks. See on nii ilus. Mulle meeldivad need värvid, see elavus ja üldse kogu see tuba. Välja toodud. Jah, ma olin juba peale. Palun. See on laemaal. Ja mulle meeldib see keskne ese. See on... Vau. Ja see on tõesti ainult Itaalias, kus sa saad midagi sellist näha. Muljetavaldav, jah. Üheski teises riigis pole maha jäetud kohtades nii ilusaid lagesid, kuigi mulle meeldivad ka need, mis on Portugalis. Jah. Aga see on teistsugune. Ma arvan, et on väga huvitav, kuidas igal riigil on oma viis lagesid kujundada ja neid ilusaks teha. See on kultuur. Aga jah, portugallused teevad ka oma laed väga ilusaks. Aga üks asi, mida ma märkasin, on see, et see lagi ei ole kaarjas. Jah, ma ei pannud seda veel tähelegi, jah. Aga vaata ka seda joonistust või maali, mis meil siin keskel on. See on nii imesti tehtud. Yeah. Inglid on ilusad. Ja kõik need värvid. Kujuta ette, et ärkad üles ja vaatad sellist kunstiteost. Jah, kui sa lamad selles voodis ja hommikul ärgates arvad, et oled taevas. Jaa. Räägin voodist. Jah, räägime voodist. Vaata seda. Isegi voodi on üleni kaunistatud. Seal on nii palju maalinguid. Nii palju ilu. Voo. Ma armastan seda. Need maalid on samuti meistriteos. Täpselt nii. See on nii hästi tehtud. Sa ei saa lihtsalt midagi sellist osta. Ma arvan, et kindlasti keegi tuli siia ja joonistas selle niimoodi, tegi selle niimoodi. Või nad müüsid voodi sellisena? Jaa. Ma ei tea, aga jah, võib-olla oli see tellimustöö ja nad maalisid selle siin. Jah, sa võid tunda, et see on sõna otseses mõttes sinna peale maalitud. Väga paks kiht. Ja siin on midagi, mida sa ei pruugi oodata. See voodi ei ole puidust, vaid rauast. Enamik Euroopast oli harjunud suurte puidust neljapostiliste vooditega. Alates rasketest kiltkivist vooditest Prantsusmaal kuni kaunite keerdusvooditeni Portugalis, kuid Itaalia valis teise tee. 1800 andateks valmistasid käsitöölised siin, eriti põhjas Genova ümbruses, oma voodeid rauast. Inimesed olid muutunud puhtuse suhtes kinnisideeliseks ja puit varjas räpast saladust. Iga liitekoht oli ideaalne pesa voodilutikatele. Raud ei andnud neile kuhugi peitu pugeda. Kuid itaallased ei lubanud sellel külmana tunduda. Nad keerasid raua keerudeks, kaunistasid selle messingiga ja maalisid käsitsi väikese meistriteose keskele. Nii ei olnud kaks voodit kunagi ühesugused. Ja see ongi Itaalia vastus, otse siin meie ees. Mitte kardinate taga peituv soojus, vaid ilu, mis on otse rauda sepistatud. Tahad teada, mis on tema ees olevas kirstus? Jah, muidugi. See on tohutu kirst. Ja see on ilmselt tühi, aga... Sa tead küll. Jah, võib-olla lihtsalt... Jah, okei. Jah, võib-olla lihtsalt kätas. Jah, see on liiga raske, ma arvan. Jah. Liiga palju müra ka. Mida sa tahad järgmisena näha? Seda, mis on sinu taga. Vau, jah. Ma pole kunagi näinud nii suurt. Selles toas on meil tohutu riidekapp. See ulatub. See on nii suur, aga ka nii lai ja nii kõrge. Igas mõõtmes
tohutu. ma ei usu, et Williami riided on seal ikka veel sees. Kas ma võin kõigepealt sinnapoole minna? Muidugi. Nii, saan ma riidekappi näidata. Jah, see on täiesti tühi, aga see on tohutu. Siia mahuks mitu inimest. Jaa, see on kummaline mõte. Aga jah, siia mahub mitu inimest. Ei, aga ma mõtlen nagu lapsena peituse mängus, kui sa siia sisse lähed. Jaa. Sa saad isegi terve peituse mängu seal sees mängida. Sa võid kogu Narnia sellesse kappi ära mahutada. Aga tavaliselt näeme selliseid suuri riidekappe ainult Portugalis. Jah, aga see on ka Itaalias väga tavaline, nagu näha. Mulle see väga meeldib. Jaa. Samuti see kooruv tapeet seal. Mulle tapeet väga meeldib, aga see koorub kõikidelt seintelt maha. Aga see on siiski ilus. Ja kardinad selle kõrval. Seal on mingi orumaastik. Jõed ja kõik muu. Pean ütlema, et mulle tõesti meeldivad selle palee kardinad. Teises toas olid kardinad ka väga ilusad, aga mulle meeldivad ka need siin väga. See on üsna kena. Ja siis tahan ma lihtsalt uuesti tuba vaadata. Lihtsalt näidata lage ja kõike muud. Vau! Võib-olla näita ka neid toole. Ma pole veel rääkinud nendest toolidest, mis selle kõrval seisavad. Öökappe pole, aga 2 tooli on. Tõenäoliselt paned ka oma riided sinna. Ja neil oli ka selline tulelüliti. Tüüpiline. Jah, tüüpiline asi, mida sellistes mahajäetud kohtades näeb. Olgu! Veel üks kardin. Üsna salapärane. Jah, me jõuame teise magamistuppa. Vau. Okei. See on teistsugune. Aga mitte inetu, ütleksin ma. Ei, see ei ole üldse inetu. Ma näen kohe, et kogu tapeet on nagu tõesti kortsus ja lebab seal voodipeatsi peal. Ja siin tahan ma välja tuua ka ühe tüüpilise Itaalia asja. Enamik voodeid ei ole puidust. Ma mõtlen, ma mõtlen. Ja siis siinpool nägin, et nad olid isegi selle ilusa tahvli siin ära värvinud. Jaa. Neil on siin keskel alati need väikesed embleemid või medaljonid ja siis nad värvivad need ära. Ja antud juhul on selleks nägu koos lilledega. See on väga ebatavaline. Tavaliselt on see nagu ümmargune ruut ja selle sees on maal. Jah, see on ebatavalise kujuga. Vau! Aga enne kui me voodist ja kõigest muust rohkem räägime, pean ütlema, et mulle tõesti meeldib see lagi. See ei ole nii uhke kui eelmine, aga siin on kõik aastaajad kujutatud. Jah, kas tõesti? See algab, ma arvan, siit talvest. Ja siis meil on... Kevad. Ja siis on meil tõenäoliselt seal sügis. Ei, ma ei arva, et need on aastaajad. Ei, need ei ole aastaajad. Ei, ma ei usu seda, ei. Ma ütlen seda sellepärast, et filmisin Itaalias üht lossi, kus aastaajad olid tõesti laes kujutatud. Jah, lagi, seda ma mõtlesin ka ise. Aga ma ei usu, et see on see. Need on lihtsalt ilusad maastikud. Jaa. Lihtsalt imelised maastikud. See meeldib mulle eriti. Vaata, kas ma liigun lähemale. See meeldib mulle tõesti väga. Sellel on suurepärased detailid. Jah. See on ka sissepääsu värav kiriku või millegi taolise juurde. Jah. Voo. Ja siis väga ebatavaline lühter, mis ripub siin keskel. Väga huvitav ese. Jaa. Mulle meeldib see. See on nagu 2 lehte või midagi sellist, mis seal ülespoole kerkivad. Vau. Lianil oli tõesti imeline palee. Aga ma arvan, et see on ka midagi, mis on kestnud põlvkondade jooksul ja mille ta päris oma esivanematelt. Vau! Seal toa nurgas alustame nurgast. Näeme siin chasselongi, midagi tüüpiliselt prantsuse pärast, kuid nagu näha ka Itaalia pärast. Ma ei usu, et nad siin seda üldse chasselongiks nimetaksid. Vaatame, kas keegi on lahkunud. Vaata uuesti. Hiiglaslik riidekapp. Mitte nii suur kui teine, aga muidugi tühi, aga kindlasti väga suur. Sama kamin, puud, on ikka veel selle kõrval. Aga hiljem asendasid nad sellega. Ma ei tea, mida see tähendab. Lihtsalt kaubamärk, ma arvan. Jaa.
ja sa rääkisid eile, kui me filmisime sellest nähtaval olevast korstnast. jah, aga see siin ei häiri mind. Jaa. Teises palees läks see sõna otseses mõttes läbi kogu köögi. Mõnikord läheb see läbi köögi, mõnikord mitte. Jah, nii see on. Aga Itaalia kohtades näed korstnat tihti. mulle see eriti ei meeldi. Jah, see on natuke teistsugune. Seal pole eriti midagi, ainult see sisse ehitatud kapp. Mulle meeldib, et kapp näeb välja täpselt nagu ukseava. jah, ma arvan, et see on sama uks. Jah, alguses arvad, et lähed järgmisse tuppa, aga tegelikult avad lihtsalt panipaiga. Vau! See on ka päris huvitav tuba, see siin. Jah. Mul on teile veel paar tuba näidata. Lähme. Siinpool on palee ülemine korrus. Kõrgeim korrus. Jah, siinpool oli üks tuba, mida pidime näitama. See on üks teenijate või külaliste magamistubadest, ma arvan. Väga lihtne, üldse pole värvitud lage. aga võib-olla siiski oli. jah, siinpool oli küll, vaata. Jah, see on aastate jooksul tuhmunud. või on üle värvitud võib-olla, aga mulle meeldivad need kardinad. ma ei usu, et see oli... Mitte teenijate magamistuba. ei, ma ei usu, ei. Võib-olla külaliste tuba siis. Kindlasti külaliste tuba. see on loogilisem. Või laste magamistuba. Oh no. Siia on... jah, ma tahtsin lihtsalt voodist rääkida, aga sa olid just midagi ütlemas. Sellest ma räägingi. Need ümmargused ruudud, mida nad värvisid. Need ümmargused ringid, mida nad värvisid. Siinkandis ovaalsed. Ümmargused ruudud, ümmargused ringid. Minu geomeetria on nagu ümmargused ruudud. Inglise keel on mõnikord raske. Siin on veel üks. Sellise tasemega meistritöö oma voodis. See maal peaks olema muuseumis. See on nii ilus. On küll. Sellised voodid on uskumatud. Vau. Väike armas magamistuba. Muidugi ka kamiin. See pale on vähemalt paar sajandit vana. Keskküte polnud veel olemas, seega enamikus tubades on kamiin. Olgu. Ma näen, et nad võisid omal ajal siin mõningaid renoveerimistöid teha, sest siia on pandud klaas või midagi sellist. Lauatennise laud selle toa keskel. Mingil põhjusel. Sellel korrusel polnud eriti midagi muud. Aga nüüd läheme mööda seda treppi alla tagasi, sest nii pääseme veel paari ruumi seal all. Tere tulemast! Sellesse pale ossa. See osa on palju vanem kui teine, ma arvan. Tõesti tundub nii. Jah, vaadates mööblit ja isegi ukseavasid. Tundub, et see on vähemalt paar aastakümmet vanem kui see teine. Siin toa keskel on väga vana voodi. Vau. Kohver lebab ikka veel selle peal. Siil sees on ikka veel paar riideset. Ja kirjad ja kõik muu. Aga tapeet mureneb maha ja sellest maalist pole ka eriti midagi alles. Ja ma arvan, et sellel maalil võis olla just see foto. See võis kindlasti tõsi olla, sest nüüd on seal ainult klaasplaat. Ja see võis olla ka käsitsi joonistatud, sest seal on isegi allkiri. Vau! Isegi mõned rahatähed vedelevad seal. 50 000 vana Itaalia valuutat, nii on kirjas. Aga ma ei tea, mis valuuta neil Itaalias oli või? Liir või? Vaata seda. Õmblusmasin. Mis nimi sellel peal on? See pole oletus. Kas see on ümber pööratud? Nüüd ma saan seda lugeda. Kui see oleks ümber pööratud, siis oleks seal kirjas diamant. Teemant, jah. Teemant. Vau. Kas see on esimene teemant, mida me kunagi näinud oleme? Ma arvan küll. Ma pole seda brändi varem näinud. Oo, tal on ikka veel rihm alles ja kõik muu ka. Aga siin küljel on midagi muud kirjas. Wertheim. Wertheim. See on saksa nimi. See kõlab tõesti väga saksapäraselt.
Vau, see on meie mõlema jaoks esmakordne. jah, tõesti lahe. Isegi paar kingi seisab selle kõrval. Vaata neid, need on täiesti ämblikuvõrkudega kaetud. Vau, ämblikuvõrgud. aga on veel üks asi, mida näidata. jah, täpselt. Lagi. Lagi? Vau. See siin pole ka naljaasi. ei, see on sama ilus kui teisedki. Ja jälle on sinna maalitud maastikud. Lild. Mulle meeldib see külg. Siin on isegi alpid või midagi sellist. jah, need peavad ju olema alpideks. Jaa. Ja ma just ütlesin, et selle toa mööbel näeb natuke vanem välja. Ja eriti kui vaadata seda tohutut kappi siin. Ole ettevaatlik. jah, ma peaaegu komistan, kui lage näitan, aga vaata seda. ma tõesti armastan neid maale. Isegi näod on neil peal. Kui sa siia poole vaatad, siis seal sees on väike nägu. Ja siin all on meil isegi nagu häll, beebihäll, mis seisab peegli ees. Vanker. Mul on inglise keel täna täiesti sassis. Nagu... tõesti, pole hullu, mul on ka nii. Lapsevanga. See on paremaid päevi näinud. jah, ma ei teadnud, kuidas sellest kastist niimoodi välja saada. Vaatame, mis tuba siin külgede taga on. Olgu. See on ka väga vana. See on isegi vanem kui see teine. see on väga kaunistatud. Ja siin näete, et palee laguneb sõna otseses mõttes. Jaa, sain praguneb. Kõik koorub maha. selle toa valgus on ideaalne fresko näitamiseks. Täiesti imeilus. Aga selle värvid nii erksad. see on ebareaalne. See sinine ja kõik muu. Nad pidid tol ajal kasutama väga kvaliteetset värvi. tõenäoliselt kasutasid nad oma lagede jaoks parimat värvi, jah. See siin on nagu laoruum. täis linnusita. Jah, siin on rohkem linnusitta, kui keegi suudab kokku lugeda, aga mõned riided ripuvad ikka veel siin. Nagu suur kleit. Mõned kleidid. Ja siit saate läbi nende võlvide vaadata palee tagaaeda. Väga huvitav. See koht oli minu jaoks üks neist tüüpilistest autentsetest videotest. Hea lugu, ilus palee, nii et mulle tõesti meeldis siit läbi käia. Leonil oli väga huvitav elu ja kahjuks ta ilmselt kadus salapäraselt. Me ei tea täpselt, mis temaga juhtus, aga meil on mõned oletused. Vaata ka kirjelduses olevat linki, kuidas saad kanalit toetada. Pane sellele lehele like, telli kanal ja kirjuta kena kommentaar. Sellega on kõik öeldud, suur aitäh teile. Näeme teiega järgmisel nädalal uues pöörases episoodis. Head aega!